Eesti kõigi aegade edukaima iluvõimleja, maailmameistri ja omanimelise võimlemisklubi asutaja ning Eesti suurima võimlemispeo Miss Valentine ellukutsuja Jaanika Mölderi koer on iluvõimlemise koer. Bella on selline koer, et ma teda sain, siis ta oli 7-nädalane ja ma hakkasin harjutama kohe teda autosse, kohe inimeste juurde, ta ei olnud isegi vaktsiini veel tehtud, arst ütles, et välja ei tohi viia, aga inimeste juurde tohib ja siis ta oli minuga kohe saalis kaasas ja nüüd on niimoodi, et kui keegi viskab kurika või midagi rõnga maha, siis ta hakkab aukuma. Ta on mul teine treener, abitreener. Praegu perega Kanadas elab Jaanika reisib väga palju üle maailma võistlustel ja 1,5-aastane Bella on kõikjal kaasas. Ta on 8 riigis juba reisinud. Kui ma lähen võistlustele, siis no ütleme, minule ta on nagu selline nagu rahustav, et ta on minu juures. Bella on maltipuu, see tähendab kääbuspuudli ja Malta koera segu. Teda kutsutakse disainerkoeraks. Maltipuu võlus Jaanika ära, kui ühel teisel treeneril sellist nägi. Varem oli ta koera võtmise vastu, ehkki lapsed väga soovisid, sest pelgasid koerad ajavad karva, aga selgus, et mitte maltipuu, nagu puudelgi. Talle meeldib, kui ma teda kammin, hommikuti meil on selline rituaal, et me pool tundi me kammime, siis me teeme herkulaputru, siis me istume laua taga, kahekesi sööme. Meil on niimoodi, et temal on väike kausikene, minul on oma kausikene. Ja siis ma võtan tema lusikaga, panen enda käe peale, siis ta niimoodi sööb käe pealt ja täpselt niimoodi sa sööd käe pealt. Ja kui ma ta sain, siis mõtlesin, et mitte mingisugust lauast toidu andmist ei ole, et me niimoodi laua tagant niimoodi ei anna. Aga ta teab hommikul, et kui mina hakkan putru keetma, siis tema istub võib-olla tooli peale valmis, meil on väike klaaslaud, istub tooli peale valmis ja siis ootab, kuni putru tuleb. Aga seda putru tegelikult ta sööb 10 grammi korraga ainult. Ta tegelikult sööb põhimõtteliselt oma krõbinaid, aga ma ikkagi panen iga kord meil on kas natukene lõhekala sinna juurde või natukene juustu. No hommikuti me nüüd sööme ka rahelbeputru. Aga pool tundi kammimist pole sugugi liiast. Ma olin nädal aega ära ja mul abikaasa ei saanud hakkama kammimisega ja siis me läksime temaga juuksuri juurde ja siis juuksur ütles, et oi, mis on toimunud. Kas need ripsmed ei sega teda üldse? No, me avastasime need ripsmed siis, kui ta käis esimest korda nagu juuksuri juures. Mina ei teadnud, et need ripsmed on. Ja meil on üks Korea naisterahvas, kes teda lõikab. Ja siis ma lähen talle järgi ja siis ma ütlen, mis asjad need on? Siis ta ütles, et need on ripsmed. Aga tegelikult, kui tal karvad olid suured, siis nad olid nagu karvade sees need ripsmed. Ja nüüd on need ripsmed nii pikaks kasvanud, et nad lausa vajuvad alla. Et ma ei teagi, mis edasi teha. Et ma ei tea, kas ma pean kuskilt uurima, kas võib lõigata koera ripsmeid. Keegi ütles, et te olete ise pannud, et ma ütlesin, et ei, ma ei ole neid pannud. No, kunstripsmed on ju moes. Jaa, kunstripsmed on moes just. Torontolasest Bella prantsuse keelt ei mõista. Ta saab käsklustest aru inglise keeles, kuna minu poja nagu sõbranna räägib ainult inglise keelt. Aga tegelikult, meil on kodukeel ikka eesti keel loomulikult. Et eesti keelest saab väga ilusti. Kahekeelne, aga prantsuse keelt me ei räägi keegi. Ta on hästi selline inimeste sõber ja tahab hästi lähedust. Ja öösel magab ka kaisus kogu aeg. Aga väikesed lapsed talle ei meeldi. Kui ma ta alguses saali viisin, kui ta päris tilluka oli, siis meie klubi lastel on roosad särgid seljas. Ja siis üks väike tüdruk tuli ja siis ta nagu mängis, et ta nagu haukus tema peale. Ja siis ta ematas nii õudselt ära ja nüüd, kui väike roosas särgis tüdruk tuleb, siis ta kardab. Oma inimesi ta hoiab väga, et kui me oleme kodus, näiteks mina olen ühes toas, abikaasa on teises toas, siis tema peab olema kuskil keskel, et ta jälgib, et meiega kõik korras oleks. Et ta on ise nii pisike, aga ta on valvur ikkagi.